Redelite mängimine tükkidena. Redelid moodustuvad sõrmestuse mõttes 3 ja 4 sõrme positsioonidest. Mõned algavad pöidlaga, mõned positsioonid, mõned redelid, aga kõik ei alga. C-tuur, D-tuur, E-tuur, G-tuur ja A-tuur on täpselt samade sõrmestustega. Ja tegelesime tunnis E-tuuriga. E-tuuri sõrmestus on siis kõigepealt 3 sõrme, siis 4 sõrme ja siis see muster kordub. Selleks, et ühte redelit väga kiiresti ära õppida, on kõigepealt mõistlik vaadata need positsioonid siis nagu tükkidena läbi ja mängida. 1-3, 1-3, 4 ja siis see 5. sõrm, mis seal üleval jääb, see jääb üksinda. Ja nüüd selle 3 sõrme samaaegset allavajutamist võib mõelda, kui see on hästi kiiresti tehtud selline liigutus. Ja nüüd võib ka niimoodi harjutada. Eraldi. Hiljem tuleb hakata neid positsiooni vahetusi nagu sisse treenima. Näiteks. Ja siis positsiooni vahetus on see, kui sa tõstad pöidla teiste sõrmed alt läbi või vastupidi. Teised sõrmed lähevad üle pöidla. Need on need kõige keerulisemad kohad selles redelis, muidu saaks seda väga kiiresti mängida. Positsiooni vahetus on ka nagu hästi mugavad, siis saabki redelit mängida üsna kiires tempos. Te peame mitte sõrme tõstma, vaid lihtsalt vajutama õiges kohas alla ja siis tekib selline kiire sujuv liikumine.